Kris, mis sind teeb õnnelikuks tänapäeva Eestis? Artjom. Tere tulemast vaatama uut show'd Millennials. Te kõik mõtlete vist nagunii, mida pekki see tähendab? See tähendab generatsioonide erinevust. Härra Millennial siinpool. Ja härra Gen Z ehk siis Zoomer siinpool. Kris, kuule, aga tänavad kutsuvad. Läheme videosse. Mis teeb teid õnnelikuks tänapäeva Eestis? Et hetkel sõda ei ole. Et hetkel ei ole sõda? Ja et on ikka eesti keel olemas ja eesti rahvas. Väga ausad pointid. On jah, väga ausad. Nagu hetkel nagu inimesed tihtipeale iga päev ärkad üles ja me ei oska üldse hinnata seda, et meil on rahu majas. Ärkad üles, sa ei pea muretsema, et sinu kohal vihisevad mingid raketid või mis iganes on ju. Meil on oma keel, millest me aru saame, mida me saame kasutada suhtlemiseks. Väga valid pointid. Ja väga nõus. Mis teeb mind õnnelikuks? Kui me kõik ilusti rahulikult igapäevaselt elame, kui päike paistab, need elu on kui lill. Ühesõnaga, me ümbritsevad inimesed ja ikkagi ilm ja loodus, nagu ma aru saan. Ikka. Okei, te olete selline lillelaps. Inimesed on põhilised muidugi. Need teevad meile rõõmsaks. See naisterahvas minu meelest peegeldab seda, nagu me kõik peaks ellu suhtuma. Ärkad hommikul üles ja mõtled esimese asja, mille eest sa tänulik oled, on ju? Ja minust temast nagu peegeldas lihtsalt seda positiivset. Tuli ja energiat, nagu sa näed juba videost ka ära, nagu ta on nii nagu tore ja sul on endaga tore vaadata. Ja, on ju, et sa nagu tunned, et see naeratus ja see positiivsus tuleb kuskilt tema enda seest. Ja seda on väga raske feikida minu meelest. See on tore näha. Inimesed, kes mu ümber on. Ja ma arvan see, et meil toimub mingi areng siin. Ma näen arengut terves riigis enam-vähem umbes, jah. Mulle meeldis, kuidas ta ütles, et ma näen arengut terves riigis. Ikkagi enam-vähem. Et ma olen sellega nõus, et meil suurlinnad on retsilt arenenud linnapildis. No ja muidugi see e-riigi teema. Mulle väga meeldib, kuhu suunda Tallinn nagu tahab minna siis linnasiseste nagu muudatustega. Ma hästi palju näen igal pool neid uusi ideid ja plaane, kuidas nagu mingid tänavad tehakse looduslikuks ja mingi suke hästi palju kõnniteid ja trammid käivad läbi, nagu hästi suke mingi... Ja need uued plaanid, kus pannaksegi puud lihtsalt keset siis autoteed, on ju, mis eraldab ära siis need kaks suunda. Aga kogu Eesti mõistes ka, me oleme nagu, selles mõttes, meil on sellised mugavus, see e-riigi mugavus, see, et me saame mingeid dokumente teha niimoodi, et me ei pea kuhugi kohale põhimõtteliselt minema, on ju, lihtsalt saadad pildid ja see on nii lihtne ja see on tõesti, see on nii mugav. See on väga alahinnatud jällegist. Me unustame ära vaata. Puhtam, väga puhas on ja tasuta transport. Mega nõus. Tasuta transport on üks väga jällegist alahinnatud asi, sellepärast, et kus mujal on tasuta transport ja see on nii haige, et Tallinnas on mina, kes tuleb üle Lõuna-Eestist kogu aeg maksad. Mäletan, kui ma elasin Tartus, see on ikka rets raha, eriti kui sa õpid koolis, mingi 20 € kuus maksad seda bussipiletit, nagu see on ikka väga rets. Nagu. Eriti tudengina, on ju, või kui sul ei olegi raha kuskilt, ma ei tea, kapi pealt tuhandetes võtta. Ja see, et sa saad tasuta minna kuradi Õismäelt, Lasnamäele või kuhu iganes, see on täiesti... Kogu linn on ära ühendatud. See on väga haige nagu. On. No täna on näiteks ilm. Ilus ilm Tallinnas. Päike, mis täna paistab. Et see ongi positiivne. See on huvitav, et väga paljud inimesed on maininud positiivsetest asjadest ainult ilma. See on tõsi et veits on selline vibe, et tegelikult tahaks rohkem negatiivseid asju tulistada. Aga ma arvan, et sellega on lihtsalt see, et praegu on just see aeg, kui päike tuli välja, nii et see on nii nagu tähtis. Võib-olla suvel vaata, keegi ütleks esimesena päike. Kõik ärkavad praegu talve üles kuskil. Praegu ongi nagu nad südames nagu päike. Nagu lõpuks olete poole 5 aastat näinud sind ja nüüd sa tuled kuskilt pilvede vahelt välja. Reaalselt. Ma ise unustan ka ära. Enne talve vaata saad nagu, et päike, aga siis kui talv ära on ja tuleb see esimene päike, saad nagu, et mida? Nii ilus oli või? Nii mõnus oli Eestis. What? I like the colors of the city and I feel like there are so many old buildings combined with new architecture, so that's nice. That's beautiful.
and maybe the nature. Наличие здесь друзей, повод сюда приехать лишний раз. Nii armas, nii positiivne, et härra on siis Riiast pärit, kui ma hästi mäletan ja siin on sõbrad ja inimesed. Как не местный говорю. Окей. А ты откуда? Из Латвии. Из Латвии. Прикольно. А тебя? Учоba. Учоba. Да. Suvel on hea. Siis kui suvel on, siis on ilus. Täpselt minu vaimu inimene. Täpselt minu vaimu inimene. Kui Eestis on 25+, siis mulle väga meeldib see ilm ja mulle hästi sobib. mina ütleks seda, et mulle suvi räigelt meeldib, aga mees, see kui on nii palav, et sa oled toas, sul on aknad lahti ja sul on ikka kuum, see on heavy nagu. Suve lõpuks ma olen küll nagu, et palun jahedamaks natukene nagu. Kui sügis tuleb, siis ma natuke nagu... Sest mul on eriti see, et kui ma istun toas ja mingi striimin, arvuti töötab. Ja, see kõik huugab toas. Mees, ma vaatasin tagasi, see on nagu said, no, ma vaatasin tagasi üks päev vana klippi ja mul on nägu full märg lihtsalt tervesti. Ma ei oota suve nagu selle pärast, aga muidu väga meeldib. It's very nice and very easy to go. Clean. Yes. Easy to go. Семья, внуки, дети. Семья, внуки, дети. Что-нибудь еще? Работа. Погода. Погода. Сегодня хорошая. Jälle kõik räägivad ilmast. Pere, lapsed. Sellised ümmargused vastused. No shit, et sa armastad oma pere, on ju. Ei, aga aus, jällegi näevad hästi positiivsed välja ja tõesti hindavad neid inimesi, kes nende ümber on. Ja see on ka oluline, et helistage oma vanematele, helistage oma vanavanematele ja küsige, kuidas neil läheb ja ikka hoidke häid suhteid kallite inimestega, kes teist hoolivad. What? Kui mul oleks naisi? Oh my god. Talle meeldiks Eestis, ta oleks õnnelik, kui tal oleks naisi. Jah, aga tal ei ole. Ja nagu rõhutaks seda naisi, et tal ei piisa ühest, tal on vaja mitu. Tal on mitut vaja. No ütleme nii palju, et ära muretse poja, ma arvan, üks päev sa saad oma õnnena. Üks päev joppab. Üks päev sa jõuad selleni. Aga ma ei tea, ta näeb sükke 15-16 välja, et ilmselt hormoonid juba vaikselt möllavad, vähemalt mul selles vanuses tõesti möllasid ja... Naised ongi võrdu õnnelikkus, kui sa 15-16 ülejäänud ja... Jaa, on küll. Okei, aga mis sind siis õnnetuks teeb tänapäeva Eestis? Naisi pole. See vend on oma naistes nii kinni lihtsalt. Aga jah, ma jällegi siinkohal lisaks, et Eesti naised on väga ilusad ja toredad ja küll sa leiad selle, loodetavasti sa piirdud ikkagi ühega, oled härrasmees, aga no võib-olla on sul ka see periood vaja läbi elada, kus sul on palju naisi, aga lõpuks ma ikkagi loodan, et sa leiad selle ühe inimese enda kõrvale, kellega sa suudad rahul olla elu lõpuni. Väga õige. No ütleme niimoodi, et ma julgeks öelda, et valitsuse ebapädevusega täielikult praeguses olukorras ei ole toime tuldud ikka väga pika aja jooksul. Poliitiline kultuur ei meeldi, õigemini kultuuritus. Mis meie poliitikal viga on? Riigimehelikult on vähe, pigem minnakse sellist sõimamise teed. Sa räägid nendest Riigikogu infotundidest, ma eeldan, on ju? Näitaks, jah. See on üsna õudne. Jah, ma küll jällegi ei oska rääkida, ma ei ole kunagi vaadanud teiste riikide infotunde, aga see, mis vahepeal TikTokis levib, need mingid klipid ja võib-olla isegi meedias levivad klipid, siis vahepeal nagu vaatad seda ja mõtled. See on nagu lasteaed või? Kui vanad te olete, reaalselt? Nagu see ei ole nagu sa oled poliitikas, sa karjud seal ja lõugad ja märatsed, ma paneb peksavat laudu. Just nimelt, te ei tee YouTube'i nagu meie, kus me võimegi lollitada ja välja tuua oma nagu pisikest ennast. Tead riigi peal. Jah, te juhite riiki. Mis toimub? Ja mille üle seal vaieldakse? Vahepeal ongi nagu... Klass ei ole ühesõnaga, klassi puudus on natuke rohkem viisakust. Lihtsalt nagu mingi sita loopimine käib üksteise suunas. А есть что-то, что не нравится вот модерного Эстонии? Наверное, нет. Наверное, нет. Наши дети все связаны с компьютерами, современные, модные. Мы тоже стремимся к этому. Nagu ma ütlesin, need inimesed elavad elu, või tundub, et elavad elu positiivses võtmes, väga ei lase häirida negatiivsetest asjadest,
ja naudivad lihtsalt iga päeva. See on tore, et nad mainisid, et lapsed on hästi arvutis nagu sees on ju, nad püüdlevad selle suunas, et nad saavad aru nendest, et tänapäeval väga, nagu mina kasvasin ja ma arvan, sina ka oli väga suur dilemma see, kui sa oled arvutis hästi palju ja mis iganes. Kuigi ma saan aru ka sellest vanema poolest, et liiga palju arvutis olla on ka halb. Et liigutama peab, oluline jah, et kehaline aktiivsus on oluline. Aga kui sa uurib, mida su laps teeb, ütleb, et ta äkki monteeri vaata. Tee videoid või siganes vaata, et see tegelikult arendab inimest. Jaa, see on tema huvi, ei ne? Nagu jälgige, mis nad teevad ja uurige, olge huvitatud. Just nimelt, et jah, ma mäletan ka ju, et kui mina vaatasin, mul vanemad ka, vaatasin Cartoon Networkit näiteks, ma toon näite, et isa ütles, need on mingid lollakad multikad, aga tegelikult seal oli mega suur pluss, ma õppisin inglise keelt. Ja samamoodi arvutitega ka, meie ajal eriti, minul oli veel kodus esimene arvuti oli see suur kastmonitor. Ja mul oli ka. Et seal ka, et tihtipeale ei lastud liiga pikalt istuda, aga samas kui ma mingi nokitsesin just nimelt mingi muusikaprogrammide ja asjadega vaata, et kindlasti uurige, millega teie lapsed tegelevad. Ma olen nõus muidugi, et kui sa mingi 12 tundi vahid ainult TikTokke, et see ei ole kindlasti mingil moel lapse jaoks arendav ja peabki välja peksma, et ta liigutaks ennast rohkem. Aga kui ta monteerib mingeid videosid või tegeleb mingite hobidega, kasutades arvutit, siis see on hoopis teistmoodi. Samas ma arvan, et praegu inimesed saavad sellest ka paremini aru kui meie. Ongi näha siin juba tuleks aru sellest. Just. Maybe the coffee. I have to say, because I think in Finland we have so good coffee, so it's not the same here. Yeah, it's like water, basically. Yeah. No hate, but that's how it is. Mis Eesti kohvil nüüd viga on? Mis soomlastel Eesti kohvi vastu on? Ma ei tea. Ta ütles no hate, aga väga huvitav. Aga äkki neil on seal mingid väga hea. Lisatats või? See nagu kokas oli kunagi üks asi sees. Kokas oli koka sees. Äkki nende kohvis on ka midagi muud sees. Mille järgi koka on siis nimes on Coca-Colast rääginud. Jah. No jah, huvitav, mis see Soome kohv siis olema peab. Proovima. Minema, võtame ruttu laevepilet ja tüppame peale. Хорошо, а есть какие-то вещи, что вам вообще не нравится в Эстонии? Не обязательно говорить о политике, например. То, что здесь темно большую часть времени и серо, сыро. В последнее время это особо ощущается. Võtab lihtsalt sõnad suust. Lihtsalt võttis mul sõnad suust. Ma räägin, ma armastan Eesti loodust, ma armastan seda, et meil ei ole mingisuguseid haigeid, ma ei tea, mingid tornaadosid, maapärinaid, vulkaane, mis iganes on ja selles mõttes looduslik piirkond suht rahulik. Aga see ilm, see hall ilm, mis pidevalt igapäevaselt surub su vaimset tervist üli kuhugi sügavasse auku, et see mulle kahjuks ei meeldi ja ma nõustun temaga 100%. Väga palju peame reisil käima. Ja just nimelt, et ongi D-vitamiine vaja kuskilt mujalt saada lihtsalt. Jep. Я честно испытываю ревность каждый раз, приезжая из Риги сюда, потому что я вижу, как Таллин в частности развивается, и мне очень хочется, чтобы у нас было примерно так же. Поэтому можно сказать, что это меня радует в Эстонии, но меня расстраивает, потому что я рижанин. See on nii aus mees, sa ütled, et meil on vaata natuke halvasti, aga siin mulle meeldib need asjad, see on väga aus ütles. Ja see ongi jällegi koht, kus me peaksimegi mõtlema ja olema tänulikud selle eest, et näed, teised inimesed panevad tähele, et meil ongi päris hästi, päris äge on. Asjad arenevad ja sa näed seda igapäevaselt. Ma pole ise küll ammu Riias käinud, ma isegi ei tea, mis seis seal on, aga kunagi, kui ma viimati käisin, siis ta natukene, ta nagu Tallinnaga nägi natuke rohkem. Ta nägi, veits oli seda... Ütleme, et kui Tallinn on sellest nõukogude vaibis kuidagi väga välja saanud, siis Riiasse reisides, see oli ka mul paar aastat tagasi, siis sa ikkagi tundsid, et natuke oli seda vanaaegset teemat. Nõus, jah. Sõbrad, meie olime Millennials ja näeme teiega juba järgmisel kolmapäeval. Ärge unustage followda meid ka sotsiaalmeedias. Lingid on all ja kommenteerige alla, kuidas teile see video meeldis ja andke meile tagasisidet. Ja pange like ja saab kindlasti ka, kui tahate veel näha sellised videoid. Just nimelt. Ja näeme kolmapäeval. Tšau! Tšau!